tere, mina olen Peeter, te vaatate videoloogi Näeme õues. Jah, olen Tallinna Lauluväljakul, aga ega tegelikult ei plaani videot teha üldse lauluväljakust, vaid leidsin praegu hea valgusega ja tuulevaikse koha, et siit minna Hundikuristiku piirkonda uurima. Täpsemalt Hundikuristiku oja. Aga see piirkond ise on nime saanud Carl Maria von Weberi ooperi Nõiakütt järgi, mis oli 1820. aastatel Tallinnas väga populaarne. Lasnamäe paeklinti on uuristatud aega mööda mõned kraavid, et kuivendada soisevat ala ning see on toitnud ka Hundikuristiku oja. Võidujooksu tänava alt läheb ilmseks kraav, läheb siis truup ja see toidab ka siis Hundikuristiku oja. Nii, Valge tänavalt aga läheb oja hoopis niimoodi. Truupsööris ei ole, aga viadukt. Seepoolne haru on siin suhtlikult ära kuivanud. Vähemalt siin kohas ei voola enam midagi, aga vana silla või truubi koht on siin näha veel. Ja langenud puu juures. Nagu mitmed jõed tänapäeval, näiteks Härjapea jõgi on viidud kanalisatsiooni torustikku, siis ka Hundikuristiku jõgi algab siis kanalisatsioonitorust. On siin väike selline astang, praegu on siis juba ka külma, et on jäätumist ka toimunud. Siin nüüd lume alt ei ole näha, aga sealt siis jätkub Kuristiku põhjas. Kui hetkel see põhivool tuleb siis sealt poolt ja huvitav, kas see on siis kõrvalharu, mis hetkel on suhteliselt ära kuivanud. Siin natukene ingitsemist on näha, aga niimoodi vaadates on ta suht ära kuivanud. Aga ma olen imestanud, võib-olla on just see koht, mis on kunagi vanal maalil maalitud. Aga praegu see on see ära kuivanud. Kes oleks võinud arvata, et samas lauluväljaku juures on sellised uhkmed varemed. Tegu on siis vana lubjatehasega. Tööstur Georg Egers rajas 1843. kuni 1944. aastal lubjatehase. Kütusena kasutas turvast. Tehas oli 2 tasandil. Lasnamäe klindi peal oli tooraine jaoks veotee lubaasju üleosani. Ahi ise asus klindi all. Siit Paljandi juurest siis sama oja läheb Kuristiku tänava alt läbi. Ja vaatame siit läbi truubi ja siit siis maja hoovist ja jätkub see oja edasi. Väga ilus, kuidas see paviljoni juures see oja lookleb. Läheb siis sinnapoole edasi. Ja muidugi praegu on linnukesed siin oja kaldalt üritavad toidupaluksi leida. Tööstur Georg Egersile kuulus ka Clementine-Entali suvemõis, läbi mille Hundikuristiku oja voolas. 1880. aastal liideti mõisaga Hundikuristiku piirkond. Maa-ala liitmise üks tingimus oli, et joa ümbrus peab olema võsast puhastatud ning avatud kõigile huvilistele. Clementine-Entali suvemõisa peahoone on säilinud ning asub Joa tänav 2 ning seda kasutatakse konverentsikeskusena. Siit on nüüd ilusti näha, kuidas oja tuleb. Taustal jääb siis vana suvemõisa peahoone. See oja tuleb ja läheb siit kraavist merevoole. Arvata võib, et siin Pirita teel Rušalka lähistel tuleb siis oja välja ja suubub merre. No nii, võib-olla saite midagi huvitavat ning järgmine kord, kui te satute Tallinna Lauluväljakule, põigake sisse kõrval olevasse metsa või metsatukka, kust võite siis Hundikuristiku ojaga näha. Rõõm on tõdeda, et õues ka ollakse sellise pakase ilmaga ja kelgutamine käib. Minu poolt praegu kõik ja näeme õues. Soraks, mis isamine käib seal? No päris korralik hoog järelikult.
aga mis ma tegelikult tahtsin öelda, et valgus on praegu hea, siit saab ilusaid ilupilte Tallinna lauluväljakus praegu.